Tere! Minu nimi on Ott Ilves ja ma olen sündinud 20. augustil 1991. Õppides eilsest peame me looma parema homse. Ilus mõte. Mõtleme siis. 1951. aastal vahistatakse minu vanaisa, Ülo Hillar, ning mõistetakse 25 aastaks Gulagi sunnitööle. Ja kas te kujutate ette, millise hirmsa teo eest ta sinna saadeti? Ei, see ei olnud konspiratsioon. Ei, see oli midagi palju hullemat. Nimelt luges minu vanaisa keskkooli ajal Eesti luulet ja kirjandust. Eesti luule ja kirjanduse eest 25+5. Minu vanaisade kogemus ning nende aated annavad tänasele päevasele väga erilise tähenduse. Seal asuvad Eesti juured, mida ma hindan, kuid meie peame jätkama teed allamist värskete jalgadega. Tegelikult on nii, et me võime ja me peame kurtma. Me peame kurtma vähesti rahaliste vahendite üle, ebaõigluse ja hoolimatuse pärast. Me peame vinguma pisut, me peame kritiseerima ja juhtima tähelepanu kitsaskohtadele, mida me saame parandada, sest vaid nii tuleb areng. Kuid inimesed kipuvad unustama. Nad kipuvad unustama, mis juhtus minevikus. Praegu on meil kõik võimalused mõelda, teha, aga ennekõike öelda täpselt seda, mida me tahame, kartmata kellegi suurt ja karistavat kätt. See on ühtpidi privileeg minule, kellel polnud selle saavutamisega palju pistmist, kui teisalt on see Eesti suurim väärtus. Me ei pea enam kartma. Ma tahan elada Eestis, kus maalt pärit noorel on samasugused võimalused end harida ja täiendada nagu minul, kus riik toetaks teda piisavalt, et ta saaks keskenduda vaid õppimisele. Ja ma tahan elada Eestis, kus arsti ja õpetajaid toetab ka kogukond ja meedia, et nad ei peaks vaatama mujale puht seepärast, et kodus neid ei hinnata. Ja siin tõuseb kohustus ka minu põlvkonnal. Sina ja mina peame seisma selle eest, et me ei vaata kõrvale, kui me näeme ülekohust. Et me julgeme öelda. Mulle meeldivad Eesti juures mitmed pisiasjad. Vanalinna uhkus Balti jaama räpase aususe kõrval ja see hea tunne, kui sa kuuled rahvusvahelises meedias positiivset uudist Eesti kohta ja mõtled, kui kihvt. Ja see teadmine, et ka pealinna keskelt on vaid 10-15 minutit sõitu, et olla juba imeilusa looduse keskel. Seda ei näe mujal. Ja meie pisikestel ja maarahvalikel üritustel ja traditsioonidel, nagu tantsu- ja laulupidu, on vapustavalt suur väärtus, mida teised ei pruugi ehk mõista, aga see ei ole tähtis. Peaasi, et me ise seda mõistame. Teie ees seisab siin noor entusiasm, seda nii minu kui riigi näol. Võtame selle entusiasmi ning ehitame sellest midagi suurt. Midagi suurepärast, et me saaksime tulevikus tagasi vaadata ja öelda uhkusega, et see olen mina ja see on minu Eesti. Aitäh vanavanemad hoidmast vabaduse väärtusi ja aitäh vanemad käimast töölaulupidudel protestiks. Ja aitäh sina, kes sa panid selle tikutopsi teletorni lifti ukse vahele. Ja aitäh sina, kes sa kandsid T-särki fosforiit. Tänan ei. Ja aitäh teile, toona 20-aastastele diplomaatidele, kes te kohvri suuruse satelliittelefoniga tõite Eestile rahvusvahelise tunnustuse, taassündinud Eestile rahvusvahelise tunnustuse. Aitäh teile, sest tänu teile saan ma täna mõelda, teha, ennekõike öelda täpselt seda, mida ma tahan. Aitäh!